No nii, ilus laupäeva hommik Karksinu ja Krossi rajal. Saime hommikul just äikeste vihma korralikult, rada on kastetud. Täpselt nagu tellitud, iga hommik tuleb kastab raja ära enne kui sõitma lähme. Ja alustame siit lasterajalt soojendusega ja siis liigume juba päris rajale ja õpime selle selgeks ja hakkame kihutama. Siuke plaan täna. Okay. Tubli! Up. Tasakaal läks ära. Ja hea kiirus. Karksinu ja päev tehtud. Kena mõnus punt oli meil täna ja 4 tundi trenni taas selja taga. Et ma arvan, et on päris hästi. Mõnel on siin juba 3. päev järjest ja homme tuleb veel 4. päev ka. Et kui jõudu jagada ja piisavalt õiged asju tarbida, siis tegelikult keha saab selle asjaga hakkama. Aga väsinud on alla küll. Sai mõned kiiremad ka tehtud. Ja nagu ikka, trennis tunned ennast mega kiiresti, siis lähed võistlema Estikatel, siin olen sõitnud, siis on täiesti nagu 2 erinevat sõitjat oleks. Et trennis nagu kuidagi on seda julged rohkem riskida, ei ole mingit hirmu, et kui käpa maha paned. Ja eks tulekski käia enne võistlusi tegelikult samal rajal trennis ja otsida need piirid üles. Et mitte nii, et käid võistlemas ära ja siis tuleb pärast trenni vaata, oleksin siin nii kiiresti sõita, siin niimoodi sõita. Et siuksed mõtted tänasest päevast. Nüüd siis edasi Viljandist läbi ja Tihemetsa rajale. Homme siis saab seal väga põneva treeningpäeva. Vot. No nii,
õhtuks siin Tihemetsas Lauri Klossi lähel kohal. Ja nagu näha, siis rada lükatakse siledaks, vist isegi kastetakse. Et homme saab korralikult kihutada. Päike paistab, ilm on ilus. Korralik nädalavahetus ikka. Kes välja suretus? Väga. Kes taga piduriblokki sai? Väiksed blokki, väga hea. Kes külges minema sai? Paar korda juhtum. Et siin ongi praegu on veits keeruline, see pidamine on hästi hea. Et sa peadki nagu hästi julgelt laskma ta alt ära, siuke tunne, et kohe paned külje maha on ja siis gaasiga vead kohe ennast järgi. Et kui see hästi välja tuleb, siis see kurv on nagu mega kiire. Aga ja kes nägi, siis ma üritasin ka jalad peal seda teha. Ja mida rohkem on jalad peal, seda rohkem saab jalgadega seda siklit ka suunata. Oleme omadega siin Tihemetsa harjutusradadel, treeningradadel ja kastmissüsteem läks rikki, et hakkas liiga palju kastma, nagu Põlvaski. Aga nagu öeldakse, siis ei ole kehva sõidu ilma. On kehv sõitja. Läks, vaatasin, finiš on seal, tuleb sinna minna. Läks sketšiks ära. Puutu pilli ei jõua vedada, siuke tunne, et... Tuleb üks hetk tõmme taha. Jaa, ei olnud ja siis järsku, võpp.
käes on esmaspäev, eile sai laager lõpetatud, GoPro sai tühjaks lõpuks lihtsalt ja jäi see outro nii-öelda tegemata. Laager väga edukas, aitäh kõikidele osalejatele, saime 4 päevaga 4 väga head rada läbi sõidetud ja ma arvan, kõigil oli midagi uut, midagi huvitavat, midagi põnevat seal ja siukseid laagreid võiks kindlasti veel teha. Ma loodan, et osalejad ka nõustuvad samaga ja kui mitte varem, siis järgmisel aastal kindlasti kordame seda Lõuna-Eesti laagrit, et hakkab siukseks traditsiooniks muutuma tundub ja nüüd ongi tänane esmaspäev, homme olen korra Maardus ja kolmapäeval lendan juba juuniorite koondisele siis tiimimanagerina Hollandisse ja seal siis oleme kokku 4 päeva, neljapäev, reede, laupäev, pühapäev ja esmaspäeval lendan tagasi ja sellest pikast nädalavahetusest kindlasti ka tuleb vlog või mitu, et üritan kajastada, kuidas meie juuniorite tiimil läheb seal MM-võistlusel ja kindlasti näitan ka tiimimanageri elu ja kulgu seal sellistel üritustel, et lihtsad päevad kindlasti ei tule, tööd on kõvasti, vastutust on kõvasti ja annan endast maksimumi, et Eesti tiim saaks anda endast maksimumi. Vot, selline on selle nädala plaan. Aga siis peatselt uues vlogis juba näeme.